Mina olen Kaia Mägimets, olen muusikaõpetaja ja koorijuht ja siin Poska gümnaasiumist siis algusest peale tööl. Mina olen õpetaja Liina Sauk ja olnud Poska koolis selle kooli loomisest alates ehk et päris esimesest päevast. Olen Merike Hein ja olen töötanud siin majas 15 aastat. Tulin üle nii-öelda Poskasse Reiniku koolist ja Reiniku koolis olin ma arvutiõpetaja, siis siia tulin kui haridustehnoloog. Ja kui vaadata siis seina peale, siis minu ametid on kogu aeg muutunud, nii et ma tegelen kõigega. Ma olen praegu Poska gümnaasiumi ainuke bioloogiaõpetaja, Lauri Mällo. Ma olen siin koolis olnud selle kooli algusest peale ja loodetavasti veel tükk aega. Mina olen Karita, ma olen matemaatikaõpetaja ja lennujuht siin. Mina olen Heli Leek ja mina olen Poska gümnaasiumis inglise keele õpetaja. Mina olen Lembi Loigu, töötan siin Poskas siis inglise keele õpetajana ja rahvusvaheliste suhete juhina ja tegelen ka valikainetega. Mina olen geograafiaõpetaja Vaike. Mina olen Grego, olen Jaan Poska gümnaasiumis olnud algusest peale inglise keele õpetaja. Minu nimi on Heli Toopi. Mina olen siis selles koolis matemaatikaõpetaja ja uurimistööde koordinaator. Mina olen Inga Vendelin. Mina töötan Jaan Poska gümnaasiumis inimeseõpetusõpetajana ja olen olnud aegade algusest ka õpilasnõustaja rollis. Olen Liina Reinup, olen Poska koolis kehalise kasvuse õpetaja. Võib tegelikult ka öelda, et liikumisõpetusõpetaja, kuna viimastel aastatel on kehaline kasvatus muutunud liikumisõpetuseks. Mina olen Reimo Vortri ja siin majas olen ma siis füüsikaõpetaja ja mentor 10. klassile praegu. Olen Viktoria Koršanova, õpetan siin majas vene keelt. Mina olen Sirje Allik, kooli ajalooõpetaja. Aga nimi on oluline, Helmer Jõgi. Täna on mul niisugune väga enesekeskne roll. Nahk tuleb natukene toores hoida, koolis käia, lastega suhelda. Noortega suhtlemine ikka aitab värske olla ja mõttelaiskusest jagu saada. Nii et ma arvan, et see on minu roll ja tänane kool ju Poska läheb väga hästi. Teie direktor on väga tubli, nii et selle üle mul hing rõõmustab ausalt öeldes. Kas te räägiksite palun meile, kuidas sai Jaan Poska gümnaasium alguse? Meie kool kasvas tegelikult välja siinsamas tänaval asuvast Mart Reiniku gümnaasiumist, mille siis gümnaasiumi osad, sellest tehti siis uus, ainult puhas gümnaasiumi kool. Esimene Poska aasta oli selles mõttes selline teatud määral üleminek ühelt koolilt teisele, kus tunnid kestsid 45 minutit, ei olnud perioodõpet, nii et iga aine oli läbi aasta. Meil paralleele oli esimestel aastatel 3 klassi. Meie lõpuaktus viidi läbi Vanemuise kontserdimajas. Õpilased istusid laval ja oli selles mõttes hästi pidulik. Meil oli e-kool veel. See ongi juba järgmisest õppeaastast algas meil perioodõpe ja siis tuli meil ka suunad, reaalhumanitaar ja siis ka ühiskonnasuund. Järk-järgult siis hakati laiendama ka võimalusi valikaineid valida. Igal suunal oli siis oma valikute võimalus. Ja see on siin järjest meil kasvanud ja nüüd siis me oleme jõudnud selleni, et ei olegi kindlat suunda ette tehtud, vaid iga õpilane saabki rohkem ka selle oma õppetee kujundada. Aga rääkige palun sellest algusest ja kuidas see esimene päev välja nägi ja mis emotsioonid teist tekkisid? Kuna ma enne Poska gümnaasiumit olin tööl 4 aastat Reiniku gümnaasiumis, siis see maja oli mulle tegelikult juba tuttav, sest vähemalt 2 aastat enne Poska algust olid selles majas siis Reiniku kooli gümnaasiumiklassid ja 9. klassid ka. Ja ma mäletan seda, et üks esimesi just nagu Poskaga seonduvaid asju oli siis esimene töövestlus direktor Helmer Jõgiga ja siis on mul eredalt meeles see, kuidas Helmer Jõgi kutsus siis kogu meeskonna kokku, kui ta oli
kui see oli komplekteeritud ja see esimene kohtumine, et jälle täpselt ei mäleta, kas see oli veel suve alguses, et enne kui kooliaasta läbi sai või oli see augustikuu, aga ta kutsus siis terve meeskonna kokku rahutuppa. Ja ma mäletan seda ootust ja põnevust, et siin see tiim on ja paljud olid ju mulle tuttavad, kes Reiniku koolist tulid siia edasi tööd jätkama ja selline ootusärevus oli sees ja väga suur põnevus ja tahe teha uut kooli. Seda esimest päeva võib-olla keeruline kirjeldada, sest mina tulin ju siis Reiniku kooli siis lagunemise teel Poskasse ja mis nagu tagantjärgi mõeldes võib öelda, et see oli uue kooli loomine, sa said seda kooli teha täpselt selliseks, nagu sa tahtsid. Mulle tundub, et meil on hästi välja tulnud. See esimene päev oli selles mõttes nagu uus ja vana, sest õpilased, väga paljud tulidki üle sealt samast endisest Mart Reiniku gümnaasiumist. Nii olin ma kohe esimesel õppeaastal 12. klassi juhataja ja kevadel lõpetasin siis ka esimese Poskalennu õpetajana. 1. september oli selles mõttes ikkagi tore ja ärev ja paljud ikkagi nii palju uut ja kuidas edasi minema hakkab. Oli selline tore päev, ilus päev, kus siis ka oli tehtud igal 10. klassil, et nad leiaksid oma õpetajagi üles, said siis vastavad värvilised õhupallid, olid siis sinised, mustad ja valged ja need õhupallid täidetud heeliumiga siis aktuse lõpus pidulikult ka õhku lasti. Eks ta natukene keskkonnavaenulik oli, aga selline esimeses ja alguses jäi selles mõttes ka hästi meelde. Ma tulin siia majja sisse ja minu esimene mõte oli, andke mulle buldooser ja miljon. See maja ei olnud, see oli nagu kasar. Näiteks seda alumise korruse kogunemisruumi, rekreatsiooniruumi ei olnud. Seal sai sein maha lõhutud, teisel korrusel sai sein maha lõhutud. Peavad olema kohad, kus õpilased kogunevad, ega siis kool on ju sotsialiseerumise koht ka. Et sa ei käi mööda koridori ühest klassist teise, eks ole, kusagil võib-olla nurga taga mingis klassis võib siis kokku saada. Nii et ühesõnaga selle kooli projekt ei olnud õige, ruumiprojekt, kooli funktsionaalsust ei olnud arvestatud. Teine mõte oli see, käisin mööda klasse ringi ja joh ei tea, kus need dataprojektorid, kus need kaamerad siin laes on? Mis õpetajad peavad järjekorras seisma, et lastele pilti näidata seina peale, eks ole, slaidiprogrammi teha. No, esimene asi oligi, et muretsesime Vahuriga, kirjutasime projekti ja saime kohe 2 datakamerat siia, nii et praktiliselt kõikides ruumides olid ikkagi projektorid olemas, et saaks kaasaegselt õppetööd teha. Ja siis mõtlesin, mis need arvutiklassid on, kas eraldi arvutiõpetust on vaja teha? Joh, ei tea, need lapsed tulevad siia kooli, nad on targemad arvutiküsimustes teinekord kui õpetajad, eks ole. Hakkas kohe vähemasti ühe arvutiklassi väljalõhkumine ja nende kappide ostmine koridorides, mis on, et saaks arvuteid õppetöös kasutada. No sõnaga mõte oli, et tuleb digitaliseerida õppeprotsess igal juhul, ega me siis üle-eelmises sajandis ei ela. Esimesed asjad, et tuleks kaasajastada, et funktsionaalsemaks muuta, kaasaja õppeprotsessile vastavamaks seda maja muuta. Noh, need on niisugused direktori mured. Ja muidugi selge on see, et õpetajaid oli vaja, aga õpetajate saamine on väga keeruline. Aga sai kõik väga vahvad õpetajad ja sai see maja natukene kohendatud elamise ja töötamise jaoks ja nii me pihta hakkasime. Ja kuidas on Poska gümnaasium muutunud 15 aastaga? Ma ütleksin, et päris palju on muutunud, et üks asi on tõesti see, et kui me võtame koolimaja ennast, siis siin on mitmed seinad ära kadunud. Kes teab lendudest, siis kui algusaastatel oli meil siin teisel ja esimesel korrusel mõned ruumid lisaks, siis nüüd enam ei ole, kaasa arvatud ka minu enda isiklik ruum, mis oli minu lemmikruumidest. Ja kus teie ruum asus siis? Rahutoa kõrval. Seal kohe? Ja.
kas teil oli uks otse rahutuppa sisse siis? Jaa, Väga oli mõnus. küll. Ja mul oli ka enda kõrvalkabinetti, kus oli Riina Reinup. Kui kool ikka alustas, siis meil oli ju hästi palju suundasid siin sees nii-öelda riikliku poole pealt. Aga nüüd me oleme läinud sellega, et meil on küll jah, Chate ja Kodester ja Eller nii-öelda siin, aga see ei ole nii-öelda sellise suundade osaga nii-öelda nagu ta varem oli. Et õpilane saab ikkagi valida ise, mis ta tahab teha. Ma arvan, et selle alguspunktiga võrreldes on ta üsna tundmatuseni muutunud, sest õpilased on kindlasti muutunud ja võib-olla kõik need kasvuraskused oleme me nüüd selleks hetkeks juba ületanud, et ei ole enam nii palju sellist võib-olla tühja rabamist või katsetamist, et paljud ämbrid on juba läbi kolistatud ja on selline saabunud juba mingi selline võib-olla mitte rahu, aga mingi tasakaal. Et ma ei ütle, et see tasakaal on selles mõttes see, kuhu me tahtsime jõuda, pigem on see, et me tahame edasi areneda, aga see on punkt, kus siis saab edasi areneda, et me saame juba võib-olla nagu siis keskenduda asjadele, mis varem olid liiga väiksed, et neile keskenduda, et suured asjad on paigas ja nüüd me saame siis peenhäälestusega tegeleda. No väga palju on muutunud, et kui me alustasime, siis meil olid suunad erinevad, aga praeguseks suundasid pole, meil on hästi palju valikaineid, et ses mõttes oleme linnas erilised, siis väga palju uuendusi on, et meil on ühel klassil 2 mentorid, mentorsüsteem, lennujuhid, kes seda protsessi juhivad. Väga palju on juurde tulnud ka Erasmuse projekte, et see on meil hästi aktiivne ja õpilastele ja õpetajatele kahtlemata annab põnevaid kogemusi ja teadmisi juurde. Siis tore on see, et kui küsida küll muutusi, aga vaadata tagasi, et alles on jäänud mingid kindlad traditsioonid, mis toimuvad, et vaikse muusikaõhtu ja alati meil on jõulukontsert, teenistus ja on kevadkontsert ja on koolipall ja õpilasesindus on hästi aktiivne. Aga see kõik on ka ajas arenenud, et see pole kuhugi seisma jäänud, et kõik kogu aeg muutub ka ja muutub põnevamaks. Ja milliseid väärtuseid on Jaan Poska gümnaasiumis alati hoitud? Koos tegemine, koos õppimine, koos püsimine, et kui ma nagu olen mõelnud ka, et miks me oleme nii äge koht, kus ka töötada, on see, et me oleme kõik selle kooli koos üles ehitanud. Et meil ei ole midagi sellist, et meil on tulnud midagi, kui midagi tulnud, siis me oleme koos jälle arutanud, et kuidas saaks seda paremaks teha, kuidas edasi. Et selles mõttes ma arvan, et see on selline kool, kus on sul õpetaja, õpilane ja me olemegi siin koos. Et ei ole see, et õpetaja tuleb ja lajatab midagi ja õpilane kuskil all ja mõtleb, et ups. Et selline koos ühise aja, ühise õpiruumi loomine ja väärtustamine ja ka see, et me õpetame õpilasi, aga me ise õpime ka selle käigus. Ehk siis, kui me teile midagi õpetame, siis meil on need teadmised, aga kui me tuleme mentoritele teie ette, siis me oleme ka hirmunud õpilased vahepeal, sest et me ju räägime asjadest, mida me võib-olla ei tea, sest me ei ole need ülikoolis õppinud sellisel kujul. Või ka see, et kuidas õppida, me teame, kuidas me õpime, aga kuidas teile rääkida, et tegelikult on siin mõistlik, et kõik need asjad on tulnud läbi sellise koos ise läbi tegemise. Kindlasti ettevõtlikkus, eneseteostus. Meil on koolis nii, et õpilased korraldavad ise ju kooli sündmusi. Et kui paljudes koolides on huvijuht, kes korraldab ja koordineerib koos õpilaste abiga sündmusi, siis meil on niimoodi aastaid, et klassidel on ära jagatud, kes mingit sündmust korraldab ja siis õpilased saavad sellest siis sellise kogemuse, sündmuse korraldamise kogemuse. Kui me kunagi alustasime Poska gümnaasiumiga, siis tegelikult oli meie mõte, et me tahame kujundada ja kaasa aidata noore isiksuse ennast juhtivusele ja aidata temal areneda
siis iseendast arusaavaks inimeseks. Ja tegelikult ka meie kooli mõte, moto ja on tänaseni ju täpselt seesama, et me määrame ise oma tulevikku ja me teeme kõik selleks, et oma tulevikku paremini kujundada. See mõte on olnud algusest ja on tänaseni, aga selle mõttega on kaasas käinud just see, et kui meie jaoks alguses olid muutused, mis kaasnesid selle kooli loomisega, olid võõrad, siis täna on need muutused meie igapäevane elu ja see on tulnud 15 aasta kogemuse ja teadmisega. No kindlasti sellist avatust, ühelt poolt hoides traditsioone, teiselt poolt aga juurde tuua kogu aeg uusi ideid. Et juba esimesest aastast said alguse traditsioonid, mida on siiamaani hoitud. Loodan, et see ka jätkub edaspidi, alustades vaikse muusika õhtust ja jõulu jumalateenistusest. Esimest korda oli see Pauluse kirikus ja isegi õpetajad esinesid seal, mängides väikese loo Arsise kelladel. Siis edasi tuli juba arutelu selle üle, et millal me hakkame kooli sünnipäeva tähistama. Ja nii leiti, et seda oleks õige ikkagi teha siin Tartu rahu sünnipäevaga koos ja nii me seda olemegi jäänud tegema. Tähistasime aktusega Tartu rahu ja Tartu rahu mälumäng või siis kindlasti edasi juba ka kevadkontsert. Et mul on hea meel, et need on traditsioonid, mis esimesel aastal alguse pandi ja neid traditsioone on hoitud, aga ka selline avatus uutele ideedele, innovaatilisus, kõige uuega kaasa minema, ka sallivus, tähelepanuga keskkonna jätkusuutlikkusele. Arvan, need on sellised olulisemad väärtused. Need ajas muutuvad teatud mõttes. Ma ei hakka nüüd näiteid tooma, aga kui me asutasime, võib kasutada sõna asutasime 2011 Poska kooli, siis üks olulisi väärtusi oli see, et kaasata ka õpilasi sellesse, kus nad peavad iga päev olema. Nii et minu jaoks oli väga oluline tollal moodustada ja teha üks korralik õpilasesindus. Ja selle õpilasesindusega me panime tänase hindamisjuhendi muuseas paika. Ja suuresti õpilasesinduse mõtted olid seal ja ma mõtlesin, et kuidas nüüd see õpilasteni viia. Poisid tulid minu direktor ära muretse. Me teeme audikas kogunemise, me seletame neile ära, milleks meil need protsendid A, B, C ja D on, eks ole. Ja suuresti ka me vaatasime tänast õppekava. Oluline on see, et inimene saaks ise valida. Kui inimene ise valib, valikuga kaasneb ju alati, mis asi, vastutus, eks ole. Et ta vastutab ka oma valikute eest. Kindlasti oli oluline keelte õppimise laiendamine, sest keel avab ukse maailma. Kindlasti pidi gümnaasiumis olema siuke õppeaine nagu filosoofia, mis üldistab, võtab teadmised kokku, loogika ja ladina keel. Nii et kui me räägime väärtustest, siis juba 2 tuli välja, et kaasata inimesi sellesse protsessi, milles nad ise sees kogu aeg on. Teiseks suurendada valikuvõimalusi, et suurendada ka inimese teadlikkust ja vabadust ja vastutust. Aga eeskujud on ka olulised. Nii et selles mõttes väga tore, et meil oli Jaan Poska. See on eeskuju oma külma, aruka mõistusega, kes oskas valida õige tee Eesti jaoks. Seesama galerii, mis meil tuleb siit trepist üles, need lõpetajate pildid, see on minu jaoks nagu Olümpos, eks ole. See on ka väärtus, need on Eesti tuleviku tegijad, et väärtustame neid, kes käisid siin 3 aastat läbi ja nii kaugele jõudsid. Nii et väärtustada ühesõnaga lõpetajate ja lõpetanute sidet kooliga.
ma arvan, et see on ka üks kooli väärtus. Kuidas teie iseloomustaksite Poska õpetajate kollektiivi? No Poska õpetajate kollektiiv on tegelikult ajas päris palju muutunud, kui 15 aastat tagasi, suur osa õpetajatest tulid ikkagi Reiniku koolist, siis, või tollast Reiniku gümnaasiumist veel, mis muutus Reiniku kooliks, siis praeguseks hetkeks on ikkagi suur osa neist vahetunud, aga praegune meie kollektiiv on tegelikult minu meelest väga tore, meil on Eesti keskmisega võrreldes väga palju nooremaid õpetajaid, sest teatavasti Eestis on ikkagi keskmine õpetaja vanus seal 49 pluss, ehk siis ma olen täpselt Eesti keskmine õpetaja praegu, aga ja peale selle meil on tegelikult üksteist päris toetav kollektiiv ja kui ikkagi kellegi käest abi küsida, siis kõik me üksteist aitame ja selline mõnus ühtekuuluvustunne on meie kollektiivis minu meelest küll, et see on tegelikult suur väärtus, mida ma üle Eestis näen, et igal pool kindlasti ei ole, aga meil minu hinnangul see on päris tugev. Mulle väga meeldivad mu töökaaslased, ma arvan, et Poskal on palju plusse ja üks suur pluss on kindlasti kollektiiv, et see on kindlasti üks põhjuseid, miks mulle siin töötada meeldib. Ja jällegi, et kui vahepeal inimestel on nagu, et töökoht on selline see, et kus lihtsalt käiakse, tehakse tööd ja siis pärast tahetakse ära koju minna ja neid inimesi nagu väljaspool tööd ei taha näha, et siis minu meelest meil ei ole nii, et vähemalt mina tunnen, et mul siin Poskas on ikkagi ka see punt inimesi, kes on nagu päriselt mu sõbrad ja kellega ma heal meelel veedan aega ka väljaspool kooli. Ja mulle tundub, et me siin Poskas nagu kollektiivina oskame ja suudame olla üksteisega ausad, mis võib-olla alati ei ole nagu üliilus, aga see on kuidagi hooliv ja selline edasiviiv. No Poska õpetajate kollektiiv on väga vahva ja ma tooksin välja siis mõned omadused, mis meil kõikidel on. Õpetajad on siis teotahtelised, rõõmsameelsed, abivalmis ja üksteist toetavad. Poska õpetajad on heatahtlikud, nende juurde võib alati minna, nendega arutleda, tekkinud probleeme, sõbralikud. Millist nõu annaksite teie teistele õpetajatele? Säilitada alati töörõõm ja positiivne vaade. Ma ise olen tundnud, et see mind aitab ja ma alati proovin seda ka kolleegidele soovitada, kui neil on raske hetk. Ja minu arust peaks iga õpetaja hoidma meeles seda, et kui mõnel noorel on keeruline hetk tunni ajal või midagi toimub, et me ei võtaks asju isiklikult, sest tegelikult õpetaja saab teha küll väga palju selleks, et tund õnnestuks, aga see on ikkagi kahepoolne protsess ja mõnikord on noorel mingi enda probleem, mis takistab tal hästi kaasa töötamast ja kui me neid olukordi hakkame enda kaudu tõlgendama, siis me laguneme ära. Et me peame hoidma meeles, et me anname endast parima, aga anname teisele osapoolele ka võimaluse panustada. Kui mõelda nagu ainult Poska õpetajate peale, siis nõu oleks see, et töötage rõõmuga selles koolis, sest see tõenäoliselt on üks parim koht, kus üldse õpetaja tööd teha. Kui üldiselt ka teiste koolide õpetajatele mingit nõu anda, siis tõenäoliselt tehke seda tööd nii kaua, kuni see teile meeldib ja kui enam väga ei meeldi, siis ei ole nagu põhjust ka väga punnitada, sest see ei ole selline töö, mida saab nagu hambad ristis teha. Teistele õpetajatele ma ütleksin, et nautige noorte suunamist ja juhendamist ja ärge võtke kõike liiga tõsiselt, eriti neid asju, mida te muuta ei saa. Et huumor võib-olla ei ole alati lahendus, aga see väga tihti aitab. Milline õpilastega seotud hetk on teile eriti meelde jäänud? Alati jäävad meelde vastused tagasiside küsimustikus. Ja kui ma loen, et see, mida ma teen, õpilastele meeldib ja see aitab neid, siis on mul alati hea meel. Ja kõik need vastused, mida nad sinna kirjutavad, ma mõnikord loen neid mitu korda, 5 korda, 10 korda. Ja see väga motiveerib mind ja mõned laused, terve lause mõnikord jääb meelde. No kuna sport on mulle hästi-hästi oluline, siis need hetked on ka rohkem seotud spordiga. Meil on iga aasta on hästi palju erinevaid koolide vahelisi võistlusi kogu õppeaasta jooksul ja siis nendest osavõtt ja
ja kooli esindades ja õpilastel võistlustel kaasas käimine ja kaasaelamine, et see on hästi vahva. Nüüd õpilased kooli ära lõpetavad, siis jätkuvalt on meil ka üks tore spordisündmus, meil on vilistlasturniir ja eriti tore on see, et olen saanud olla selle vilistlasturniiri alguse juures, et nii kui esimene lend aastal 2012-2013 lõpetas, siis kohe alustasin vilistlasturniiriga, et esimene turniir oligi selline, kus oli siis üks mäng, kohtusid kooli esindus ja kohtus siis vilistlaste esindus. Ja nüüd on see vilistlasturniir toimunud siis iga aasta, COVID aeg jäi vahele, ehk siis sel aastal on meil siis juba 13. vilistlasturniir korvpallis. Ja kui meil toimus 10. korvpalliturniir, siis tekkis mõte, et teeks juurde veel ühe spordiala, ehk siis võtsime võrkpalli juurde, nii et sel aastal on meil siis 13. korvpalliturniir ja 3. võrkpalliturniir. No eriti jääb meelde selline hetk, kus on kriisiolukord. Ja see kriisiolukord oli siis kunagi Pariisis, kus lennufirma oli streigi tõttu meie lennu tühistanud, meil oli üks lisapäev Pariisis, mis oli väga tore muidugi, aga me saime siis selle uue lennu ja õpilased ei osanud arvata seda, kui suur on Pariisi lennujaam. Ja ei osanud arvata seda, et neil on 2 turvakontrolli, kus nad peavad läbi tulema. Nii et meie nina alt läks buss minema lennuki peale. Me kutsusime õpilasi raadio kaudu. Neil olid telefonid tühjad. Neil ei saanud helistada. Me juba kaalusime, et mis me siis teeme, et üks õpetaja läheb lennukiga ja võtab siis pagasi maha ja teine jääb linna, aga õnneks nad viimasel hetkel jõudsid ja buss tuli ikkagi meile ka veel. Mõtlen, et mul on igas päevas neid hetki, mis on väga meelde jäävad. Aga kui mõelda niisuguste aegade üleste hetkede peale, siis loomulikult oma kabinetitöös ilmselt need olukorrad, kus ma päriselt näen, et inimesel on hakanud hästi palju parem. Ta on saanud endaga paremasse kohta, temaga on toimunud mingi suur areng ja mulle lihtsalt tuleb pähe, et vahetult enne siia intervjuule tulekut oli üks selline hetk, kus minu juures oli üks inimene, kes andis tagasisidet just selle kohta, kuidas tal praegu läheb ja mul tekkis aegrida, kuidas tal on varem läinud ja ma ütlen, et õnneks selles töös on tore see, et on neid hetki väga tihti. Aga kui veel laiemalt võtta, siis on hästi ilusad hetked olnud need, kus vilistlased, kes on võib-olla juba mõned aastad olnud lõpetanud, on saatnud kirju või kusagil kohtudes midagi öelnud. Ja vaat see on nagu see koht, mille pärast mulle see töö meeldibki, sest ma tunnen, et mõnikord mingite olukordade mõju ilmnebki alles aega hiljem. Ja on hästi armas, kui seda siis vahest ka öeldakse. Ma mõtlesin selle peale pikalt ja ega sellest 15 aastast ühte hetke valida on põhimõtteliselt võimatu. Aga mulle niimoodi igapäevaelust või siis igapäeva tundidest võib-olla jäävad meelde need hetked, kui õpilased kuidagi ületavad ennast või näitavad, et nad on arenenud või muutunud avatumaks ja on leidnud midagi, mis siis neid eriti kõnetab, et see on selline igapäevane väike hetk. Ja no teisena kindlasti igasugused oma klassiga tehtud väljasõidud, reisid, Erasmuse reisid, et need siis ka aitavad nii kolleege kui õpilasi tundma õppida mingite teiste nurkade alt, et need on ka sellised hetked, mis jäävad meelde. Millist nõu annaksite teie praegustele õpilastele? Mulle endale väga meeldis mu gümnaasiumi aeg, et minu meelest see oli kohutavalt tore ja mul on hästi suur soov ja lootus, et see on tore ka praegustele gümnasistidele ja mul on alati natuke kurb, kui nad kuidagi nagu ootavad, et see saaks hästi ruttu läbi ja et see tundub selline raske või keeruline või imelik. Et siis võib-olla minu nõu oleks see, et nagu nautida seda protsessi ja samal ajal olla kohal nii füüsiliselt kui vaimselt.
et mulle tundub, et Poska on ikkagi üks Eesti parimaid koole, et kui on nähtud vaeva ja siia sisse saadud, et siis võiks nagu päriselt siin olla. Tänastele õpilastele annaksin ma selle teadmise, et ükski asi siin ilmas pole jääv. Kogu aeg tuleb kaasa minna muutustega ja ennast kohandada sellele, kuidas need muutused parasjagu toimuvad. Kindlasti annan ma soovituse, et esimene asi on lugupidamine, vastastikune ja koostööoskus. Ja veel ma paneks siia tänase rõhuasetuse, et noor inimene peab võtma vastutuse, kui ta on midagi lubanud, mingisuguse valiku teinud, siis tuleb kokkulepetest kinni pidada ja see vastutus võtta ja need asjad ära teha. Kindlasti pusida, julgeda, proovida, jätkata, mitte kunagi alla anda, sellepärast et mina usun ikkagi siiralt selles, et elu toob asjad täpselt sellel hetkel, kui nad peavad tulema. Ja ta annab need õppetunnid ja võimalused edasi minna. Ja kui sa siis ei võta võimalusest kinni, siis sa lähed lihtsalt raskemat teed pidi, aga ikkagi sinna, kuhu sa jõuad. Seega tuleb märgata võimalusi, mitte karta, proovida ja kindlasti mugavustsoonist välja astuda. Sest seal toimub see magic. Aga igal pool on see loosung, et me ei õpi mitte kooli, vaid me õpime elu jaoks. Nii et see kõik, mis te teete täna, seda te teete oma tulevase elu jaoks. Õpilased on nagu muutunud teadlikumaks ja saavad aru, mille jaoks nad sellega tegelevad. Mitte hinnete pärast, vaid just iseenda pärast. Vähemasti minul on selline mulje jäänud ja ma väga südamest loodan, et nii ta on. Mitte ei õpita pähe, et saada head hinnet, vaid ikka selleks, et aru saada, selleks, et seoseid luua. Mille poolest on Poska gümnaasium just teile eriline? See ei ole puhtalt tõesti lihtsalt nagu töökoht, vaid see on ka kogukond, kuhu tulla teiste õpetajatega koos vestlema ja olla. Mulle tundub, et me saame siin õpetajatena ka teha tegelikult seda tööd niimoodi, nagu me tahame. Ehk siis meil on hästi palju vabadust, sellist autonoomiat ja see on võimaldanud ka seda, et me tegelikult saame areneda täpselt nii palju, kui me tahame. Ehk siis meil on antud nagu hästi palju võimalusi seda tööd teha väga hästi ja see võiks nagu kõigile mõjuda hästi positiivselt. Ma arvan, et see tuleb sellest, et meil on juba suhteliselt algusest peale olnud niimoodi, et juhtkond ja õpetajad ja tegelikult ka õpilased teevad hästi tihedalt nii-öelda koostööd või sellist suhtlemist on hästi palju ja ei ole sellist ülevalt alla nagu väga palju suunamist, et vähemalt minu enda kontekstis ja kui ma mõtlen oma positsioonis, siis ei ole mulle praktiliselt kunagi öeldud, et sa pead tegema seda. Et pigem on öeldud see, et meil on selline plaan, me lepime kokku, et me teeme niimoodi, sest mingid üldised kokkulepped peavad ju ometi olema. Aga keegi ei ole nagu öelnud mulle kunagi, et sa pead tegema täpselt niimoodi. Et pigem on see, et meil on nagu mingi ühtne arusaam, kuidas see kool võiks kulgeda edaspidi, et see on nagu hästi positiivne. Poska gümnaasiumis ma olen olnud päris algusest peale, näinud, kuidas see kool areneb ja muutub, kogenud kõiki kasvuraskusi ja see kõik on saanud nii omaseks, et ma ausalt ei kujuta ennast kuskil mujal ette. Esiteks see maja minu jaoks on äärmiselt hubane. Kõik see, mis siin majas on, mööbel, ma ei tea, inimesed, iga nurk on minu jaoks hästi meelitav. Ja see on täpselt see koht ja täpselt see maja, kuhu sa tahad alati tulla. Ja mõnikord, kui mul näiteks tunnid algavad kell 11, kell 9, ma olen juba siin, sest ma lihtsalt tahan siin olla. Ja teiseks on kindlasti kollektiiv, sest kõik inimesed, kes meil on äärmiselt entusiastlikult. Ja ükskõik, mis mure sul on või küsimus, sa tuled siia, jagad seda ja see kaob ära.
milline koht Poska majas on teie lemmik, miks? kui nüüd päris ausalt öelda, siis minu lemmikkoht on võimla, bassein, jõusaal, aga need ei ole Poska poole peal, need on tegelikult teise kooli poole peal. Aga siin Poska kooli poole peal mu lemmikkoht oli, seda kohta hetkel enam ei ole, algaastatel oli minul kabinet, kehalise kasvatuse õpetaja kabinet oli siin teisel korrusel, see, kus on õpilaste puhkeala, seal oli 2 kabinetti ja siis, et kui kohe nüüd siis teisele korrusele tuleb, siis vasakult kätt, siis esimene kabinet oli kehalise õpetajate ruum. Et vot see oli minu lemmikkoht, et mul oli oma kabinet. Siin on mitmeti tegelikult võimalik seda vaadata, et üks, mis meie kooli jaoks Poska gümnaasium oleks kindlasti kõige olulisem koht on loomulikult Tartu Rahu tuba, aga minu enda lemmikkoht on füüsika tagaruum, kus ma siis nendel hetkedel viibin, kui mul tundi ei ole, mul on suhteliselt vähe tunde, et siis ma seal saan oma muud tööd teha ja selles mõttes võib-olla on see ka ja tegelikult on meil väga vahva siiski õpetajate tuba olemas, kus saab nii einestada kui ka nii-öelda korraks lõõgastuda, aga samas ka need ruumid, kus on õpilased, sest meil on väga fantastilised õpilased ju koolis, et ka neid näha ja vahel ka nendega mõni sõna juttu puhuda on tegelikult ka väga tore, nii et tegelikult meil on küll kitsas see koolimaja, aga tegelikult üldiselt väga tore nii ruumilahenduse kui õpilaste poolt loomulikult. Ma vaatan, et ma ei ole selles ruumis siin kunagi käinud, et päris põnev on, aga maja on alati rahvast täis ja kõige rahulikum koht on ikka rahutuba.